On ikka kasu. Kasu, ma arvan, on kahesugune. Ühelt poolt see, mida ma enne ütlesin, et tegelikult mõtelda on mõnus ja kui on võimalik nautida oma doktorantuuri tõesti nii, et mitte käia paralleelselt tööl, vaid võtta stipendium, veeta mõnda aega välismaal, õppida oma ala Euroopa juhtivate teadlaste käe all, istuda raamatukogus, arutada teiste doktorantidega. See on lihtsalt vahva, et see on kord elus ja seda võimalust sellisel kujul enam ei tule. Tööd võib teha põhimõtteliselt ju eluaeg. Teistpidi on tal ka minu meelest siiski praktiline väljund, sest õigusvaidlused lähevad ka ju järjest keerulisemaks. Ja advokaadibüroodest ei tellita ju mitte ainult seda, et sa esindad kedagi kohtuvaidluses, vaid väga palju tellitakse ka lihtsalt õiguslikke arvamusi, analüüse. Ehk see analüütiline mõtlemine, võime teha tööd teaduskirjandusega, võime süstematiseerida seda, mida sa oled lugenud ja selgelt kirja panna, et see ei jookse kindlasti ka hilisemas advokaaditöös mööda külgi maha. Ma tahaks meenutada seos sellega kadunud akadeemik professor Peeter Tulvist, kes ülikooli rektorina selle diskussiooni ajal, kui arutelu oli see, et kas ülikooli ülesanne on eelkõige valmistada nüüd doktorantuuri kaudu õppejõudu järelkasvu või tuleks ikkagi ka ühiskonnale laiemalt doktoreid ette valmistada, mitte ainult siis neid, kes ülikooli tööle jääks, siis professor Tulvist rõhutas seda, et ühiskonna teeb paremaks see, kui on rohkem targemaid inimesi. Et tark inimene levitab tarkust ka enda ümber ja siis niimoodi, sellega saabki ühiskond paremaks ja see mõte mulle on väga meeldinud. Tähendab seda, et tegelikult mis see doktoritöö kirjutamine tähendab, ongi see, et sa saadki targemaks, sa pead päris korralikult pingutama, sa pead näitama seda, et sa oled võimeline algallikaid analüüsima, sa oled võimeline probleeme käsitlema, sa oled võimeline tooma uut tarkus, mis see doktoritöö kirjutamine on ju see, et sa ikkagi pead jõudma mingi uue teadmiseni. Ja kui sa selle oled läbi teinud, siis oledki targemaks saanud. Ja siis ole see siis advokaadibüroos või kohtus või kus mujal see juristist õigusteaduse doktor, et paratamatult siis levitab see tarkus enda ümber ka.